nüüd lähme seenele. Teisi seeni võib-olla ka, aga ma otseselt võib-olla väga ei viitsi teha, valmistada, aga vaatame, äkki leiame midagi ägedat. Kui midagi palju tuleb, siis muidugi võtame ka ära. Äkki viime vanaemale, siis saab ta... Sest vanaema tehtud asjad on alati kõige paremad. Pannkoogid ja marinaadid ja... Nii et lähme vaatame. Noh, oli ju vaata. Pealt selline täpiline. Seal raamatus oli ka kirjas kännuseene nime all. See vajab kupatamist. Selle ma tõstsin näitamiseks ainult üles. Näitamiseks ainult. Kammime siis edasi. Siin on see variant, et siin eespool võib olla käidud. Aga sinna taga poole väga käidud otseselt nii ei julge minna vast. Eriti nagu inimesed. See on see, kus me neid karujälgi ja rebase koopaid nägime või? Eelmine aasta. Vist oli. Suured loomajäljed, põdrajäljed läksid ka sealt nurgast. Nojah, mis siis ikka. Ja vaata, mis siin on. See on pilik. No võt. See vajab kupatamist. Ma võin ise kupatada. Võta ära. Näe, siin on veel. Ja vaata, siin on ka. Mitte, et ma nüüd ise seeni korjaks, aga mul on praegu hetkel kaamera käes, nii et ma korjan ise ka vajadusel, kui ma näen. Täitsa normaalne. Ma ei ole vähemalt 20 aastat seenel käinud, käisin viimati vanaema ja isaga, siis ma olin mingisugune meetri pikkune äkki või? Tahtsin just öelda, et alla meetri mees. Alla meetri mees, jah. Ja siis ma mäletan, metsa läksime, siis nägime hunti. Hunt oli lihtsalt tee peale. See on ussitanud. See on ussitanud, jah. Ma leidsin ka vahepeal ühe pilviku. Näe, vaata, siin on veel igasugu huvitavaid seeni. See on see, mis noorest peast süüa aita saanud. Sa läheb vanaks, siis ta on see öeldust ostuse seenast. Ja. Ta läheb sisu läheb siukseks. Aga siin on küll neid ju. See on terve, vaata. See on terve see on kõik täis nüüd. See on suur pikk rada läheb. Näe, siin on jah. Siin on jah. Aga vaatame edasi. Painame edasi mööda metsa. Ja vana pilviku leidsime. See on päris hea. Ühesõnaga jah, ma korjan ka vahepeal seeni, ma luban. Et ma pidin praegu olema kaameraoperaator. Oi, näe. Siia võib Marjule ka tulla mingi aeg. See oli isegi mustikad. Ja, mustikad ja pohlad. Täitsa siuke... Mustikad on küll suured nagu õunad. Jah, vaesel mehel pole õunad ka nii suured. Leidsime veel kännuseeni. Need on juba natuke vanemad. Need noored, see oli ilusa kübaraga. Need on nagu söödavad. Kupapatud muidugi söödavad. Aga need on juba sellised vanemad. Siin kõrval on üks hästi pisikene veel. Selle puu kõrval siin aga. No. Pilvik on ära lõhetud ja vana pilvik on püsti jätnud. See oleks ei heagi midagi. Ussid on oma teete. Lihaga koos. Aga siin on meil korralik džungel. Jah. Aga muidu, et ma siin kukeseeni sain, nüüd on nagu kukesed tegelikult siin jokk. Siin vist on jokk, peab meie kandis vaatama. Näe, siin on ka mingisugused asjad. See ei ole. See on. Kus ei ole? No siin on need ära, läbi üle käinud. Ta on ka juba nagu selline vana. Jalutame edasi mööda seda rada natukene siit. Vaatame, äkki saab. Me tulime sealt poolt, on ju. Näevad hea. Näe, siin all on ka. See ei ole siit. See ei ole söögi see, jah.
kuskil rohutirts kuule. Ja seal on ka üks vana pilvik veel. Siin on ka ära hakkinud keegi midagi. Noh, mis sa leidsid? Näed, see on kohe näha. Ja ajab. Kui lõikad, piima ajab välja. Nii, saab ära marineerida selle väikse ka. Need on midagi kõige paremat teened. Sest nad purgis ei muuda nagu kuju. Need ei lähe seal pudiseks ega. Siin võiks puravik olla. Näiteks sinna minna, kus ma muidu üksinda vahepeal korjasin sealt ka. Võib sinna ka minna muidu. Täna veel aega on, nii et ära vaatan, mis see endast kujutab. Sellel on mingi lavata krae. Jah, see arvatavasti ei ole söögiseen. Ei ole. Lõhnab kui imelikult, jah? Lõhnab nagu sita seen. On jah, näpud on kakalõhnased. Ja, siin on saanud. Näe, siin on ka. Üks vana pilvik on siin. See on juba nii vana, et... Jah. No ei tea, vaatame tagasi. Vaatame tagasi siis natukene. Siis lähme järgmisse kohta. Seene sousta vaja õhtuks lauale saad. Siit võib leida isegi seeni. Siin pole... Mis asi see on see? Sita seen. See on see kõik, mida ei tea. Siin on siuke hästi mõnus samblane siuke. Need ei aita enam süüa, jah. See üks võib-olla siin nurgas aitaks seda. Nüüd igaks ka vaadata. No siin on see nälkis sisse läinud. Nälkis sisse läinud. Hooks hästi läheb. Seal oli kuskil see. Teine see. Vahepeal see heina sees on ka. Ja, vaatame see heina sisse ka. Aga meie leidsime puuravikku. Täitsa nunnu. Ma luban sulle ära võtta selle. See võib jalaga koos võtta tegelikult vist. Jah. Sest tegelikult, kui te tõmbate seene lihtsalt välja niimoodi, siis ei juhtu mitte midagi. Seene niidistvik jääb täiesti terveks. Lõpuks ometi sain oma puravikut. Ma olen hommikust õhtuni rääkinud oma puravikest. Sest mina väike olin, siis me pidevalt kuivatasime neid. Seenesuppi talvel süüa, kus on oma korjatud puravikud sees. Seda ma ei tea. Või näed, nälkist tuli ka välja. Näed sa? No näed. Neid tähendis palju meil on siin. Oh, iga täitsa hea. Nii, aga tegelikult me tulime siia hoopis muu asja pärast. Keegi on siin seene puruks lõiganud. Siin võib veel neid puravik olla. Tegelikult, kes ei tea, niisugune punane kärbseseen välja näeb, siis palun, selline. See ei ole söögiseen. Isegi kupatatult mitte. Aga meie leidsime porgandiriisikaid. Neid on terve suur rada läheb. Vennaskond. Terve vennaskond on, jah. Et täna õhtul saab süüa. Jah. Ja üks on seal ka veel. Vaata sinna kuuse jala juurde, sinna kus su jalg on. Täiesti juhuslikult ma oleks veel kukeseentele ka peale astunud oma suure jalaga. Nii, aga siin tasub edasi veel vaadata. Midagi ma leidsin veel. Väga jah, leidsin ühe suure puraviku ka. Aga ma leidsin siit veel midagi. Ma küll ei tea, mis see on veel. Aga lõhnab nagu riisikas. Mis asi see on?
tatine siuke. ta on riisikaline ja selline. No pane ämbrisse, pärast vaatame raamatut. Meil on raamat ka igaks juhuks kaasas. Veel oli porgandiliik. Veel on või? Nii et... Hea põõsas. Ma valisin hea koha, ma mõtlesin, et lähme teiselt poolt auto juurde, noh. Vaatame siin järjest edasi. Võib-olla satub miskit ägedatel. Puravikke saime ka. Vaatame korra siia poole, siin on siuke soine ala. Nii, tegime nüüd väikse peatuse. Kontrollime igaks juhuks üle, millise seene me saime. See on Männi kivipuravik, tundub olevat. Nii, vaata seda, mis... või noh, ühesõnaga. See on ikka sama? Jah, sama jah. Ikka. Männi puravik muidugi. Aga mind huvitas jah see nagu... Leidsime ühe tundmatu seene ka veel. No tegelikult ta peaks olema söögiseened, me saame kohe teada. Nii, ei see ei ole. See ka ei ole. Näed, külmaseeni leidsime. Külmaseeni on meil ka siin kuskil põhja pool. Näed, on ka see pilvik. Jah, see on see, mis ma vaatasin. Mind huvitab see, et millel on nagu pilvikallad ei kuuru. Männi riisikaid korjasime. Ma arvan, et ta on puravik, tal on kübarane või siuke, tundub puraviku moodi olevat. Porgandi riisikat korjasime. Ei, kaseriisikas. Kaseriisikat. Kaseriisikas. Aga ikkagi mind huvitab see. No siin on tatik ja siin tulevad puravikud. Ma kujuta ette. Netist korra vaatame. Ei, ma selles mõttes kahtlen, et ta... Äkki ta on... Ma ei tea, mis ta olla võib. Ühesõnaga vahepeal näitan, palju me seeni oleme saanud. Ja noh, kastme jagu ja kui hästi läheb, saab täna õhtul veel purki ka midagi panna, nii et... Aga mis on... Jama on see, et sääsed on kallal. Nii kui päike tuli välja, on sääsed ka kohe kallal. Et kui me selle nüüd leiame, et siis ma panen uuesti kaamera käima. Ma ei oska nagu öelda, ma ei mäleta, mis asi nagu läks, oli kollane. Ma ei oska niimoodi otsida ka nagu, millele ta kuuluda võiks. Aga me otsime välja ja vaatame. Aga me ei suutnud ära tuvastada, jah, see on see. Mis seenega tegu on. Et parem karta kui kahetseda. Muidu on pärast jama majas. Ühesõnaga me ei suutnud seda seent ära tuvastada, millega tegu on. Ja siis me otsustasime, et me ei võta seda seent. Netist me ei leidnud, raamatust selle kohta ei olnud ja jumal teab, mis tagajärjed pärast on, aga me nüüd liigume natukene edasi ja siis vaatame, mis me siit veel saame. On ju? Jah. No, mis sa leidsid? Oo. Mis seen see on? Pilvik. Oot. Näe, vaata. Ma siin ka. See on ka pilvik. Jah, hästi nunnu pisike. Ma sain ka vahepeal pilvikuid. Ja ma näen seal ühte puravikku ja ma näen siin see peal ka mingisugused asju. Igaks jooks võtsime kaasa ka seeneraamatu. Vaatad seda? Jaa. Äkki seeneraamatus on? Vaata, ma lähen võtan nii kaua selle puraviku ära. Puravik on meie jaoks nagu maasikas. Aga eks kui me praegu pidasime siin plaani Helenaga, et võib-olla hakkame seeni tegema, siis paneme ka video. Teeme sellest ka väikese lühikese video. Ta ei ole siin. Ei ole? Nii, võtame need jublakad siit küljest ära, mul teises käes kaamera.
spetsialist teeb elegantse käeliigutusega. Nojah, männipudru ja mulda me nagunii ei söö. Jah. Ja muidu täitsa okei. Nii, aga liigume Vaatame sinnapoole. kas sinnapoole või sinnapoole? Kuhu poole? Saame siit tulla ja siis tagasi minna. Noh, lähme sealt poolts. Vaatame siit poolt natukene. Pudrakärbes roolib peas kuskil. Kellegi sulg on siin maas. Seal on ka seda kollast kännu. Jaa, siin on keegi on siin käinud. Saime vahepeal nii palju seeni. On siin pilvikuid, pudavikke ja ühesõnaga nüüd tuleb kaameral aku ära vahetada. Aga me liigume järjest edasi ja vaatame. Keegi võib-olla kuuleb, sest taustaks on meil sookuret siin kuskil kaugusel. Hirmus kisa käib. Vaatame, mis seal peal on. Siin peal on ka midagi. Jäi mingisugune asi silma. Näeks pilvik on siin. No. Ei ole vägu. Paneme siis. Kas me paineme veel edasi ja midagi huvitavat leiame? Ehk siis vaatab jälle. Ja siin on ka seda sama asja. See on mingisugune imelik asi. Nii, aga siit kohalt siis aga siin akut enam palju pole, 20%. Teise aku külge. Pidime tegelikult teisel pool autot vaatama. No, see korraks tõmbab. Korraks tõmbab ja siis on minek. Et. Ma ei tea, kas te kuulete, aga rähn on siin puu otsas. Kopsib nagu segana ja piraskit taga, pool kuivanud kuuse otsas. Aga tegelikult me ei tahtnud rähnist rääkida. Sellest, et meil on juba järgmine ämber täis seeni. See ämber on kuskil 4-liitrine. 4-5 liitrit. Et sattusime siin soone peale. Ja mis see seen oli, see huvitav, mis me leidsime? Mis selle nimi oli? See puravik. Samet ei olnud. Oli see vist? Samet puravik. Samet puravik. Ja, värvuselt siis kui lõikad, siis läheb värvult siniseks. Et kui seda nüüd natukene muljuda läheb siniseks, selle järgi saate aru, et see on samet puravik. Tegu on väga hea söögiseenega. Et kõige lihtsam viis on vajutage näpuga siia kübara alla ja siniseks tõmbab, siis on samet puravikuga tegu. Nii et meile saime neid ka päris palju. Just. Näitan teile vahepeal lihtsalt lahendust, kuidas me laeme oma kaamera akusi. Teine suure kaamera aku on ka veel, täna meil on väike kaamera kaasas. Et põhimõtteliselt on 6500 akupank, millel on päikesepatarei, mis laeb iseennast valguse käes ja sellega laeme kaamera akusi. Põhimõtteliselt saab 2 akut korraga laadida, Hiinast tellitud 4 eurot vist maksis. Et niimoodi me laeme matkal kaamera akusid. Kallasime vahepeal oma ämbri tühjaks, teise ämbri. Ja nüüd oleme 3. kohas. Et keegi on küll enne meid käinud siin, aga see on nii jupp aega tagasi. Et natukene oleme seeni saanud. Ma näen juba seal ühte pilvikut. Aga marju pole keegi korjanud. No näed, niimoodi need seened siia ämbrisse satuvad. See on nii vana pilvik, et ma ei tea, kas vaatajad on näinud nii suurt pilvikut kunagi või. Kaameras tundub võib-olla väike, aga noh, minu peopesa suurune. Ma arvan, selle läbimõõt on mingisugune 14 senti kindlasti. Aga kuna ta siin jala peal juba kõigub niimoodi, siis eeldavasti on ta juba õhtul omadega. Huvi pärast võime ära lõigata selle, vaata, mis elu siin all käib. No. Konn. Kus sa konna näed? Oi, näe ongi. Pisikene.
näe, siin on ka veel midagi. Samas ka, pane see siia siis. Nii. Seeni järjest tuleb. Meie paneme siit omalt poolt, nüüd tõmbame videole otsad. Et aitab küll seentest. Et 2 ämbritäit ja natukene peale. Et nüüd me kõmbime mööda seda kruusateed siit autoni ja lähme koju, hakkame seeni kupatama ja igas midagi aitab mölast. Varsti tuleb veel midagi. Vaat, aga ütleme siis tšau ja. Tšau!